Tere taas kõigile, uus päev, uus projekt. Seekord siis taaskordselt üks Mersu meile garaaži sattunud. Tegu siis 4x4 sprinteriga. Peal pop-top, väljast ka. Peal pop-top on ka siis olemas juba küljelaiendused. Taga on ka rattahoidja ja redel. Ehk siis tegu sellise väljast on buss valmis põhimõtteliselt. Näitan ka sisse. Sees on vähe teine olukord. Et tegelikult kunagi oli tegu valmis campervaniga. Kõik asjad olid sees, voodid, asjad. Kui ma saan, siis ma panen siia vahele ka mõned pildid, milline ta umbes enne oli. Aga kui praegu omanik selle auto ostis, siis tavastas, et kuskil seina taga torud lekivad ja duši all oli põranda vahele vesi läinud ja jäänud. Ja mingi hunnik probleem oli veel ja see lõppes lõpuks sellega, et otsustas kogu auto tühjaks tõmmata. Ja nüüd on meie ülesanne siis see kokku panna uuesti ja päris mõningate suuremate muudatustega. Et see hunnik kola on meil tegelikult seina ääres, mis siin välja sai võetud. Siinpool on erinevaid seinatükke ja aknaavasi ja kõike muud. Ehk siis, praegu siin põhimõtteliselt on ka ainult soojustus ja kaabeldus. Soojustus on vaja natuke ringi, natuke paremini teha, et siin mingid Armaflexi tükid on päris lahti, et võiks paremini olla. Ja siis peaks ka kaabelduse üle vaatama, ringi tegema, et võiks aru saada, et mis siin üldse olemas on, mis siin puudu on. Kuna paigutused asjad natuke muutuvad, siis on vaja ilmselt mingeid kaablid natuke ringi vedada. Ja paigutusest rääkides, hetkeplaan siis on kuni siia punase jooneni tuleb voodi, 2-meetrine. Voodi alla ühele poole elektervesi, teisele poole truumakombi küte ja siis truuma konditsioneer. Siia tuleb dušinurk, siia servavõtjets, siia tuleb üks kolmas iste, üks nendest. Ja siia tuleb siis selline kitsamapoolsem kööginurk. Et siuke suht lihtne basic layout. Mingi hetk joonistan sellega arvutisse, siis seal äkki saab parema aimduse ja näitab ka seda protsessi. Aga nüüd esimeste sammudena, nagu ka ütlesin, teeme selle soojustuse korda, vaatame üle kaabelduse ja siis ilmselt hakkame põrandaga tegelema. Et paneme siia põrandale karkassi, soojustuse ja siis põranda vineeri peale ja sealt edasi siis juba muud tööd. Et eks hakkame sammult minema ja vaatame, mis saab. Vahepeal siis väike sidequest, ootame siin mingeid neete ja needipüstoleid ja asju äkki homme saame. Ja Siim otsustas, et tegeleb ka raknaraamidega. Vaatasin, et meil on painduvat vineeri. Prooviks äkki sellega teha midagi, et kuna aken on kumer, siis võiks olla võimalikult sait. Ja ühe poole saime paika. Näeb täitsa sliik välja. Siim lõikab teisele poole, siia ka mingisuguse vineeritüki.
kiire vaheupdate. Siim tegeleb karkassiga, praegu puurib neediauke ja saime ägeda needipüstoli endale, millega siis karkass paika läheb. Praegu on vaja siis veel augud ära puurida, kõik üle värvida ja teip ära panna talad alla. Ja siis mina tegelen põrandaga. See tuleb alumiiniumkarkass, kuhu vahel läheb siis soojustus. Kass enam-vähem umbes täpselt on paigas. Kes märkab, põrand sai ka vahepeal värvitud, kuna klient siin seda makrot puhastades tegi selle jube kriipsuliseks, siis ta otsustas sellega üle värvida, mis on igati mõistlik. Aga ühesõnaga, karkass on umbes paigas praegu. Duši alus jõuab täna sellega, siis vaatab ka, kui see kohal on. Ja ma nüüd järgmise sammuna võtan ette näiteks siin, nagu hästi näha on. Põrand on igasuguseid erinevaid auke täis, mida enam ilmselt vaja ei lähe. Ehk siis ma panen need kinni ja nüüd, kuna ma tean, kuhu tuleb karkass, siis kõik, mida ma saan, ma panen ülevalt poolt kinni. On vähe mugavam ja kõike, mida ma ei saa, siis ma panen alt poolt. Kui kellegi tekib küsimusi, et garaaž teistsugune välja näeb, siis me tegime siin vahepeal endale väiksed upgrade'id, et möödus ikkagi paar päeva, mitte mitu kuud, et meil siin vanad riiulid otsustasid, et nad ei taha meiega enam koostööd teha. Seega nüüd uhkem, ägedam, ilusam. No nii, saigi põrand maha, valmis. Nägite ka kogu protsessi, aga ühesõnaga alumiiniumist karkass, soojustus vahele, kõik talad katsime Armaflexi teibiga ja siis vineerid peale, mis siis CNC-st tellitud sai. Neile siis lõikasin veel need istme siin ja augud sisse. Tuli päris tight ja viisakas. Ja sinna sai siis lõigatud duši alusauk, duši alus vajub sinna sisse ja selle point oli lihtsalt, et duši all oleks sentimeeter pearuumi rohkem. Aga jah, esimene ots on mul praegu kruvidega kinni juba, taha lähevad ka kruvid, aga kuna taga jääb see vineeri viimistlus selline nagu ta on, siis ma ei tea, kas sa näeb, värvisin kruve mustaks jäävad viisakamad, et panen sinna teise kihi veel ja seda sain kinni. Aga ühesõnaga, põrandaga on hästi, ehk siis hakkame seinu tegema. Karkassiga on sisuliselt ühel pool, siin teeb veel aknaraame, neid ilmselt näete veel eraldi. Ja kui ta need tehtud saab, siis siia alla tulevad ka veel karkassi ribad. Ja siis ma hakkan vineere tegema. Üks vineeritahvel tuleb siia dušile ja siis mõlemale poole seina ja siia tuleb ka siis mingisugune köögi taha, mingisuguse vineeritahvel. Ehk siis hakkame neid lõikama, lõikame vineerid välja, lõikame laminaadid välja, viime naabritele, panevad laminaadid peale ja siis põhimõtteliselt saab need seina ära panna. Ilmselt vahepeal tekib veel mingi 100 häda ja probleemi, aga eks neid siis lahendab jooksvalt.
nii, seintega asjad toimuvad, asjad liiguvad, karkass on paigas, seinatükid osaliselt on ka juba siin valmis, lamineeritud, freesitud, kõik asjad tehtud. Siin veel teeb teist aknaraami. Ja tegelikult juba ideaalis tahaks nagu seinu tagasi panna, aga enne veel, kui seda teha saab, on vaja teha WC-sse, panna ära vetsuluuk. Ehk siis hakkame nüüd seda tegema. Võtsin juba karbist asjad välja, siin šabloonid lõikasin ka välja, aga luuk siis selline ja peab nüüd vaatama, kuhu ta täpselt tuleb, aga väga ümmarguselt umbes öeldes peaks ta kuskile siia niimoodi tulema. Ja jah, protsessi poolest siis märgin seestpoolt peale šablooniga, kuhu ta mul tulla võiks. Teen paar auku läbi, vaatan väljast poolt, kontrollin üle, kas ikka sobib või on vaja veel nihutada kõrgemale, madalamale, vasakule, paremale, mis iganes. Et eesmärk on panna ta võimalikult madalale, aga siin on see plastik, ehk siis ta peab sellest plastikust ikkagi veidi kõrgemal olema, et ma sellesse plastikusse ei tahaks nagu sälku sisse teha. Ehk siis teeme paar auku, vaatame ära, kuidas sobib ja siis lõikame tiksaega kogu augu välja ja siis vaatame juba edasi. Nii, ma sain nüüd selle vineeriluugi siin või selle vineerist ümbruse valmis. See on siis luugi ümbrus, et luugi saab siia kruvidega sisse lasta. Pluss ta lisaks siis veel toetab ka plekki, et selle raami tegemisel ma siin natuke pidin talasi asju pügama. Aga kuna see läheb see liimiga kinni, see peal tuleb veel vineer, siis see jääb ka seda seinaplekki seal veel toetama. Ja panin siin ümber karvafleksi asju, kõik lõigatud metalliservad värvisin ära, puiduservad värvisin ka ära, et niiskuse mõttes oleks veel kindlam. Ja ühesõnaga, nüüd läheb see hunnik liimi ja kõik need vahed siin täis. Tõmbame ta ilusti viisakalt vastu ja siis kui liim on ära kuivanud, siis me saame siia selle vetsuluugi raami peale panna. Ja siis jäävad veel siia üles ja alla, jäävad mingisugused sendised vahed, millega siis peab ka tegelema, et vaatab, kas siia saab mingisuguse plastiku või panen see mingi metalliriba vahele. Et ainult liimi täis heita on seda natuke palju. Ja siis liimi või butüüliga ühesõnaga paneme selle raami ka paika. Ja kui see sisemine raam on liimitud, siis saab ka sellele nii-öelda tuppa tulevale vineerile, mis siis sinna läheb, saab ka täpselt õige suuruse kava sisse lõigata, et on kohe referents olemas, et ei pea seal midagi ennustama. Vot, ühesõnaga, paneme nüüd liimi alla kõik ja teeme seinavineerilased valmis, liimime need ka seina. Nagu näete, üks on paigas praegu. Ja siis saabki tegelikult põhimõtteliselt seinad lõpuni kokku ära panna ja laekallale edasi liikuda. Ma sain selle dušiseina liimi alla, nagu näha, vaiadega siis hoian survet peal, et nii kaua kuni liim ära kuivab. Jah, ühesõnaga. Homseni on need vaiad siin peal, siis saab hommikul ära võtta ja on hästi. Aga kuna veel tahaks täna midagi teha, mõned tunnikesed, siis ideaalis ma tegeleks selle vastasseinaga, et siia on ka tegelikult vineer on valmis lõigatud, oleks vaja samamoodi liimida, natuke soojustusega tegeleda, nipet-näpet.
aga seda on natuke ebamugav teha, kuna need vaiad on siin ees. Siis ma tegelen sellega homme ja lähen lihtsalt selle seina poolega siis täna edasi. Ja selle jaoks sinna olid siis originaalis olid varem mingisugused tükid olemas, mida nüüd hea meelega kasutaks, kuna nad on head kerged, nad on fiibrist nahatatud, tegelikult on täitsa viisakad. Selle kumerus on tegelikult siin juba väga viks ja viisakas. Nende kardinasüsteemi võib-olla peab natuke ringi tegema. Eks seda vaatab pärast. Aga seda ma natuke timmida. Et kuna see layout oli enne natuke teine, siis see tükk on ise natuke pikk praegu. Et ma ilmselt kuskilt siit pean ta lühemaks lõikama. Ehk siis tegeleb sellega, lõikan lühemaks ära, proovib, kuidas ta sinna sobib, vajad seal suure tõenäosusega veel üks lõige, nii-öelda korrigeerida veel võib-olla. Ja siis vaatakski jah, et kuidas ta sinna kinni läheb, kas seal on vaja veel midagi natuke ringi timmida mingit kinnituskohta või mitte, või ta läheb sinna kohe ilusti, ehk siis selgub. Ja kui selle paika saan, ja veel viitsimist aega on, siis järgmisena paneks sinna ka ülesse ühe tüki, et neil on siin mingisugused tükid olemas, nurgatükid, mis võiks sinna sobida, aga sinna ülesse. Võiks sinna sobida korraks proovisime, aga nüüd samamoodi jälle, kuna see duši kohta on natuke teises kohas, siis on vaja neid ka seal natuke lõigata ja korrigeerida. Ehk siis läheme selle seinaga edasi, vaata mis saab, loodetavasti läheb kõik lihtsalt, aga ega enne ei tea, kui tegutsema hakkab, et ei välista, et siin mingisugune üllatus tulla võib. Nii, oleme seintega väga-väga suurelt öeldes enam-vähem ühel pool, kuigi absoluutselt seda väita ei saa, aga voodi absoluutselt väita ei saa, natuke saab väita. Ühesõnaga voodiseinad on olemas, dušitagune sein on olemas, köögitagune sein on olemas, siia on tükk olemas, vajab veel paigaldamist, kinnitamist, sellega mingi tagad on. Siia on tükid olemas, jäävad need samad, mis originaalis olid, siia alla ei tule midagi, see läheb peitu. Ja hakkasime siis ka laega tegelema, sinna läks siis originaaltükk ja edasi tuleb siin mingisugune meie tehtud lõik ja sinna ette lähevad siis jälle taas nii-öelda varem olnud tükid. Ja et nüüd lagi ära teha, ma ideaalis tahaks tegelikult selle tüki siia kinni ära panna, see on mõõdu, siis ennast sobib. Siia tuleb eraldi tükk. Aga kuna siia kuhugi tuleb liitekoht, ütleme, et pool on siis duširuumi laminaadiga, pool on siis selle sama nahaga. Ja ma pigem ei tahaks puhtalt mõõdu järgi seda ennustada, sest seal võivad mingid asjad nihkuda. Siis kõige kindlam variant seda teha on teha dušiseinad valmis. Just kui tööde järjekorra mõttes on natuke naljakas, aga noh, vahet pole. Ehk siis ma hakkan dušiseinadega tegelema, nende jaoks siis vaatab, kuidas tuleb, kas ma teen šabloonid või saan kohe õigesti, eks näis. Ja selle dušiseinaga on siis plaan, et ta läheb siia, need tükid tulevad veel eest ära, läheb natuke lühemaks, aga et ta läheb siia vahele. Ja kes märkas, siis siin on karkass taga, ehk siis ma saame otsast karkassi külge kinni lasta, vähemalt selle ühe seinatüki.
ja siin praegu võttis siis käsile, siia taha tuleb nurkadesse sellised diagonaalid, mis selle vahe kinni katavad, et siin mingitel põhjustel oli see lagi varem lühem, kas siis kaablite vedamiseks või lihtsalt millegi pärast. Ehk siis teeme nüüd samamoodi ja see on siis kuni köögikappideni, ehk siis siin ainult sisuliselt voodi osas. Ja jah, loodetavasti ei teki siis timelapsi vaadates küsimus, et miks me lage lõpuni ei tee ja miks me lambist hakkan duši seina tegema, et äkki natuke selgitab. No nii, ma sain nüüd duširuumi karkassi ka sisuliselt paika. Seinad on välja lõigetud, seinad on mõõdus. See nurga peale sai ka Kumer alumiinium profiil paika. Või noh, mõõtu lõigatud. Paras lahmakas on ruum, aga selle võrra on ka sees rohkem ruumi. Seintesse siis, ja kui hästi kaamerast näha on, läheb selline ultralight vineer, kus siis keskel on siuke vahtmaterjal. On omaegu kergem kui see kergvineer, et kuna siin kaaluga on suht piiri peal, siis iga koht, kust võimalik on, üritame kaalus veidi kokku hoida. Aga ma arvan, et tegelikult siin ongi okei koht, kus esimene osa lõpetada, et ideaalmaailmas ma alguses plaanis, et äkki teeks seinad ja lae kõik valmis, aga praegu paistab, et siin on mingisugused stopperdused sees ja lagedega on veel mõned agad. Ehk siis ei hakka siin seda esimest osaga tunnipikkuseks venitama, et tõmbame praegu kriipsu alla. Mingid asjad said tehtud, nagu põrand, seinad sisuliselt, aknaraamid, seintedagune kaabeldus, nendega on enam-vähem hästi. Pooleli ongi jäänud siis veel lagi, vetsuluuk, duš, nii edasi. Aga nagu ikka alguses, siis ongi igat projekti natukene. Mingid asjad siin seisavad mingite teiste taga ja nii edasi. Aga, mis ma siin ikka jauran, loodan, et esimene osa meeldis. Kui on mingeid küsimusi, andke märku. Järgmises osas siis ilmselt loodetavasti ongi seinad lagi lõpuni valmis. Siin vetsuluugid asjad, mis pooleli on, nendega on hästi ja äkki on ka juba duširuum ja mingisugused mööbilikarkassid teise osa lõpuks valmis. Eks näis, ei julge midagi lubada. Aga jah, olge mõnusad ja tšau, baka!